täna on 15. jaanuar, me oleme siin Buenos Airese lennujaamas. Me saime just sõnum, et meie lend lükati edasi 50 minutit. Nii et jumal näadud, et me ei tulnud siia 3 tundi varem, nagu meile soovitati. Me tulime sükse väga sujuvalt siia. Nii et me käisime söömas. Mul on sööd ka veel kaasas. Nii et ei ole kõige õudsam, me saame õues ka istuda. Nii et, aga me lähme anname oma kohvrid ära, siis äkki saab selgus, sest mul ei ole boarding pass ega mitte midagi. Nii et mina ei tea. Teastus kõigile. Ma hakkasin jälle lennuks kõik asjad maha, aga kuna me istusime emmega eraldi, siis jah, ma jäin kõigist ilma. Siis sa jäid joogist ilma, sa jäid kartulikrõpsudest ilma, batoonist jäid ilma. Mitte et mul neid vaja oleks olnud, sest ma sõin enne lennukile minekut mingi massive beigeli ära. Me oleme jõudnud omadega Tšiili. Igatahes nüüd me läheme bussiga kuskile mujale. Ja siis me hakkame sealt otsima, kuidas me saame oma linna. Meil on oma linna, siuke heaks tundi on vaja sõita bussiga või 1,5, kui kiire buss. Aga ja, meil on vaja siit meie terminalist kuidagi saada välja kuskile mujale, sest me oleme nii eraldatud tsoonist, et siia ei saa väga mitte millegiga Cuencast siis taksoga välja või bussiga välja. Nii et me siis otsustasime bussi kasuks. Abistust võid ka teise bussiga minna, sest tundub, et hetkel meie bussi ei ole ja nüüd siin on mingi pikk rivi. Aga jaa, let's see what's gonna happen. Ka nüüd Santiago siis bussijaama, kus me siis läheme sellise bussi peale ja sõidame Valparaisosse. Nii et jaa, me istume teisel korrusel, kuskil siin taga 39.40. Mul öeldi, et ma räägin väga hästi hispaania keelt. Aga jaa, tatki. Tädil oli mure. Tädil oli üks mure, ta kohver pandi seal uksest sisse, vaata, sa saad oma kohvrid ära anda. Ja siis ta ütles bussijoone, et ta pani oma asjad sealt uksest sisse ja siis bussi ütles, jaa, aga see uks võib lahti minna. Ja meie kohvrid on ka seal, nii et... Aga ma ei tea, kui funny see tegelikult on, aga nagu ei vast funny, sest see uks võib lahti lennata. Morning. Täna on 16. jaanuar. This is my view. Hi, Emma. Tere hommikust, hakkame sööma, me millised sööjad. Kõik on ära söönud juba. Igatahes we got peanut butter here, dulce de leche, beetroot, hummus, tomatid, mingi juust, leib, värskelt pressitud apelsinimaha ja kohvi. Super tired, aga I'm actually psyched. Church, seal olid Beethoveni trepid. Hi, mami. Ja ettevaatlikult. Ja meil on 2 korda hoiatatud, et me peame hästi hoolikalt hoidma. Telefone ei tohi tegelikult nähtaval neid hoida. Peaks kotis olema ja kott peaks tihedalt vastu ennast olema. Et inimesed vaatavad meid ja vaatavad, kuidas saaks midagi ära varastada. Ja, meil eile bussijaamas juba öeldud 2 meest olid vaadanud, kui ma olin telefonidega käinud, aga mul olid politsei kõrval, nii ma ei tea, ma käisin suht-sukse vilksa sammuga seal, aga ja igatahes Pase ja Atkinson on see siin. As we can see. Kes teab, see teab. No elektrijuhtmestest ma väga ei hakka rääkima, sest et siin on isegi veel hästi. Aga vaat, mis seal on, seda ma isegi ei kommenteeri enam. I feel like, kui sa oled natuke pikem kui mina, siis sul varsti pea lendab nendesse elektrijuhtmetesse. Yeah, overall it's super cute. Väga värviline. Siin on mingi suure UFO. Aga siin saab alla lasta. Okei. Film käib. Well, have a little story time. Igatahes käisime siis meie emmega linnas, kõik oli chill, kõik oli super ja siis me hakkame seda nagu ringi tagasi tegema, et nagu me saaksime tagasi oma hotelli.
ja järsku nagu hakkame üle tee minema. Tegelikult point oli, et me otsisime seda kohta, kus ma saaksin laadida enda SIM-kaardi ja ma saaksin kasutada internetti, on ju. Nii, ja siis me otsisime seda, siis me hakkasime nagu üle tee minema. Järsku ma kuulen kiilatus kuskil selja taga. Pööran ringid, vaatan, emmen pikali maas, on ju. Ja siis kõik karjuvad, mingi 2 venda jooksevad, kõik karjuvad talle mingi ihud ja et emmet üritati röövida. Keset päeva. Tänaval. Valparaisos, vahet ei ole, turist või mitte, röövitakse. Oma asjadega olge ettevaatlikult, nüüd me lähme mingi hetk ju Brasiiliasse. Näpud ristid, midagi ei juhtu, aga jah, kuna emmel oli kotis minu pass, enda pass, tema 2 telefoni, minu national driver's license, kus vahel mul oli rahakotid ja kõik, meil oli terve maailm oli kaasas, eks. Võtke ainult telefon kaasa ja heal juhul pangakaart rohkem, ärge üldse mitte midagi kaasas kandke, et võimalikult enda lähedal, kuskil pükste taskus niimoodi, et ei ole võimalik midagi ära tõmmata ega kuskilt midagi võtta. Nii et guys, be extra careful. Aga jah, me nüüd oleme õnnelikult tagasi kodus, ei saadud röövitud midagi, nii et jah, emme saab küll sinikad, aga jah. Peale röövimiskatset tulime me vanglasse kohaliku, siin oli vanasti vangla, vaatama, mida siis selliste inimestega oleks tehtud ja kuhu nad oleks paigutatud. Siis me oleme Renjakasse jõudnud täna ja Maka parim sõbranna tegi meile siis tuuri ja nüüd me oleme siin kuskil mere ääres. Mega lahe, mega awesome, nii et kui teil on võimalus tulla Tšiili, kus on vähe siuksem koht, siis ja soovitame, sõitsime läbi linna ka ja passis palju rahulikum, nii et me nüüd oleme natuke aega siin, võib-olla lähme randa nüüd siis, oleme rannas ja siis vaatame, mis sellest saab. Tere mami, kus me oleme? Nüüd me tulime mingisse mereonni restorani ja ma ei jaksa rohkem siia, mul on kõht nii täis. 10 punkti skaala, mis sa oled? Väga hea 10 oli selles mõttes, et ma sõin veel sinu tuunikala ka ära, et ma ka pigem söön tuunikala ja jätan kartuli siis alles. Oli ka spicy noodles, tuunikala, super good, nagu 10-10 reaalselt, mega hea. See me joon paperoli, mina joon El Fresco, ülihea, soovitan. Kui näha, siis ma olen päikest saanud, mul on nina punane ja mul on huuled veits valusad, aga need olid mul juba hommikul valusad, aga jah. Öeldid ja siin on muidugi turvalisem, aga be careful guys ikkagi, et selles mõttes, et Tšiili ei ole siuke naljakoht, kuhu tulla, et kui sa tuled, siis võib-olla meesterahvaga ongi parem. Me emmega rannas meelega istusime meesterahvaste juurde. Merevesi guys, merevesi on jääkülm, nagu see oli külmem kui Pirital. I'm gonna finish this ja siis me läheme hotelli tagasi ja siis me lõpetame tegelikult La Sociedad de la Nieve vaatamise, sest et me ei ole isegi poole peale jõudnud sellega. Nii et jah, see you guys later. Ja me oleme jõudnud siia kuskile Santiago parki, kus me sõidame nüüd mingisuguse ekstra vana liftiga. Me peame seisma, sõidame üles ja siis me läheme kondritega sõitma, nii et jaa, tulge nautige meiega igasugused funkisid loodusasju. Me oleme mingis lähedas pargis, kus saab kondritega sõita ja praegu tegime vahepeatuse kahe jaama vahel. Näed, siin üks kondur sõidab. Seal, mega selle suure kõrval on kõige suurem shopping-keskus vist Lõuna-Ameerikas, mis on Senko mall peaks olema. Aga see on Tšiili, by the way. See on üks osa Tšiilist. Ega see kõik Tšiili ei ole, see läheb seal teisel pool mäge veel edasi. It's awful suur, aga ja me tulime hetkel sealt alt, seal on park, saab kõndida. Tegelikult üldse kõik siin on park. Aga jah, awesome. Nii,
ja me jõudsime nüüd sööma. We got the hot dog, the beer, the nachos, Coca-Cola and mami. No nii, kas sa tahad võtta esimese ampsu? Guacamolet. Jaa. Tegelikult oli võimalus peekoniga ka valida, valisime guacamole. Oleme veganid. On hea, jah? Tere päevast! Igatahes me oleme hetkel Kaunite kunstide muuseumis ehk siis Peie saartes ja me teeme aega parajaks, sellepärast et me peaksime siuke 2 tunni pärast minema uuesti hotelli tagasi, võtame kohverid ja me lähme lennujaama, sest me lähme täna ennega Brasiiliasse, on ju? Jaa, täpselt nii. Ja nüüd me teeme siin natukene linna peal, käime rohkem sellisete kultuursete kohtade peal, kotid. Nüüd sest me kõnnime kõik asjad üle õla, risti-rästi igalt poolt üle, et ei oleks mitte midagi võimalik võtta. Aga jaa, igatahes me teeme kohe siin pilti, sest et paistab siin on ilus taust, mille taustal saaks teha ilusti pilti. Nii et jah,